Pea alati on suurematel ja väiksematel päästesündmustel koos kutseliste päästjatega abivajajatel abi osutamas ka vabatahtlikud päästjad, kes kindlasti vajavad tähelepanu sama palju kui kutselised päästjad. Heade ja rõõmsate asjadena toovad vabatahtlikud välja, et viimase aasta jooksul on täienenud korralikult nende masinapark ning ka mõned vabatahtlike päästehooned on saanud omale uuemat ilmet. Aga muresid on palju. Mis need põhimurekohad on? Ikka murekoht sama puudutab tehnikat ja hooneid ja rahastust, et vabatahtlike tegevustoetus ei ole suurenenud ja kõik muud hinnad kõik ju teavad, on hooga ees ära läinud, et selles mõttes oleme täna päris keerulises seisus ja ka kavatseme pöörduda Vabariigi Valitsuse poole, et me arvestasime kokku, et selleks, et kõigi Eesti Vabariigi vabatahtlike päästekomandode tegevustoetust ma ütlen kahekordistada, küll kõlab sedasi, et see peaks väga palju olema, siis selle maksumus on suurusjärgus 2 miljonit eurot, mitte krooni. Ehk et me ei räägi 20, me ei räägi 200, vaid me räägime 2 miljonist eurost, mis riigieelarve vaates on ju pisku. Kas kui tihti seda juhtub, et vabatahtlikud päästekomandod siis välja peavad sõitma mingitele sündmustele? Vabatahtlikud ikkagi on väga suureks toeks ja abiks riiklikule päästesüsteemile. Et me ikka suurematel sündmustel oleme alati kohal väljas, vabatahtlikud varustus areneb, nende oskused arenevad, me suudame palju rohkem erinevaid tegevusi teha, nii et selles mõttes on vabatahtlike koht kogu selles ühiskonna või kogukonna ja turvalisuses väga oluline, väga suur. Viimase paari aastaga on vabatahtlike algatusel loodud Eestis ka tehnilise päästeüksus, mis alles selle aasta algul käis Põltsamaa labis, kuna jõgi tahtis vägisi üle kallaste tulla. Ja tehnilise päästeüksus on hooga käima läinud, võib vist öelda, et on tänu siis Kliimaministeeriumile, Siseministeeriumile, Päästeametile, 3 omavalitsusele, kes on sõlminud lepingud, need on Türi vald, Haapsalu ja Lüganuse on meil juba lepingus. Oleme me saanud soetada endale vajalikku tehnikat, oleme teinud väga palju väljaõpet, oleme juba ka mõningatel sündmustel käinud, nii et see üksus töötab. Ega igal pool on ju see probleem, et mehed vananevad, minnakse pensionile, on vaja uusi peale. Kas on lihtne leida uusi inimesi? Aus vastus on see, et ei ole lihtne leida, et mina olen isiklikult vabatahtlikus päästes 13. aastat ja ma olen tähele pannud seda, et see on selline Eesti vabatahtliku pääste selline avalik saladus tegelikult, et kui on vaja vabariigi aastapäeval või jaanipäeval komando juures auto kõrval pilti teha, siis on mehi nii palju, et ei ole kellelegi roobasid enam selga anda. Mis see põhjus on? See põhjus on see, et ega kõigil on pered, kõik on omale võtnud kohustused, kõik on tööorjad, et päevasel ajal on ju kõik teenivad raha. Kellelgi ei ole aega päevasel ajal tegeleda vabatahtliku päästega. Et teine asi on öisel ajal, et siis tulevad kõik koju magama ja kui öösel juhtumisi kellad tulevad, et siis on mehi rohkem võtta. Nii et nüüd on ainult riigil vaja sellest aru saama hakata? Jah, selle suure kaitsevõimekuse suurendamise juures, mis iseenesest on ju muidugi väga, väga hea, et seda tehakse, on ikkagi jäetud siseturvalisuse valdkond, ma mõtlen mitte ainult päästet, vaid ka politsei ja piirivalve rida, on jäetud seda siis vaeslapse rolli, et sealt on kas kärbitud või siis pole nagu sinna väga palju panustatud ja täna annab see igast otsast tunda nii päästes kui politseis.